Tere päevast, tahtsin just öelda tere õhtust, olen harjunud saali jalgpalli kommenteerima ka vaatame, vahelduseks ka Eesti meistrivõistlusi. Küsiti siin, et kas kommentaatori puudut, no Adin puudet. Õige, me pidame siin eesti keeles ju rääkima, sest on Eesti meistrivõistlused, aga no eks meil tuli Ida-Virumaal tuleb ikka natukene sisse seda kohalikku dialekti, nii et kodus ja siis on ikka omastega vaja olla, mitte vaadata nii ja tilk ja pöörad, jälle tuleb, ei tule, tuleb taha posti tõsta, aga jääb natuke kõrgeks, nii et seis on 0-0. Esiliiga ülemineku mäng esimene on neist kahest, nüüd on head senderduse koht ja hästi Kuussev rosikatega ja oli ka natukene Atakana Varatarja, nagu meil räägitakse ja kes jääb esiliiga Matveimina ja võtab selle ette võistkonna kapten ei, sööt jäi väga soss, aga tuleb pall tagasi ja nüüd on vääravahetus, keskele ei saa ja on täiesti vabalt ja ei lähe see pall või läheb? Ei lähe, läks ja kohe teise poole alguses 4. minutil 1-0 ja tundub, et värava autor oli Maksim Miškov, kas tõesti? Ja ei ole rahul sellega, mida nägi siin FC Tallinna infot, et säästutribüün on ka avatud. Kes ei tea, mis asi on säästutribüün, see on aiatagune ala ja nüüd hästi tulevas sööt keskele ja saab kätte Viktor Kuussev selle, mille lükkas sinna värava ette Artjom Toporov. Et jah, et kevadel on naiste jäähoki maailmameistrivõistlused Kohtla-Järvel tulemas. Tulge kindlasti vaatame nii hästi nüüd ja jalgvahele ja pall ei näe! Oli nüüd õnn Jõhvi poolelt, aga õnn on ju tugevam poolelt. Toropov vahetus keskelt. Vahetus lõpuks ka vasakule äärde pall ja vaatame, seal on mehed kaua oodanud seda ja pall on väravas 1-1, nii et seis on võrdne. Värava autoriks Vassili Kulik, seda siis 67. minutil ja seis on viigis. 1-1, jah, ääravahetus, paremalt prooviti. Elu on mõnikord ebaõiglane, aga pole midagi, oleks elu õiglane, siis oleks elu lill. Nii ja Eesti vahelt oli võttis ja saab ise palli tagasi ja lööb vasakuga ja annab palli värava ette ja seis on 2-1 ja nüüd on kindlalt löönud selle palli väravasse Jõhvi ise, Bogdan Stojanov, 2-1, 2-1, 69 minut ja seis on just, et kas te teate, vaatame nüüd löögi kohti ja ei, see on kui oi, enda ette, aga seal ei olnud kedagi. Aga ei kukub ja tundub, et tuleb ka Jõhvil veel vahetust, Jõhvil kokku 4 vahetust mängijat on ja veel ja pall ei lähe sisse. Nii, ei, seal ei olnud ikka, jah. Kõik peaks olema õiged need numbrid. Taas senderdus pall on väravas ja taas sarnane 1-1 on ka see pall väravas ja on sealt jah vasakult poolt olnud ohtlikum viigiga. Nädala aja pärast paarist teine mäng ja 2 mängu kokkuvõttes, kes rohkem väravaid lööb, saab edasi või jääb esiliigasse, esiliiga ülemineku mängud ja kes kaotab kokkuvõttes